Nii, kas on näha? Jaa, aga sa pead panema selle Ja. esitlusmoodi. Kohe ma panen esitlusmoodi ka. Nii, nüüd peaks olema. Ei ole. Kas ei ole? Ei ole esitlusmoodi peal. Nii, siis tehnilised küsimused ikka nagu alati. Väikese viperusena senikaua siis räägin teile taustaks, et täna siis räägin teile veel kord üle põhikooli lõpetamise tingimused ja Marili räägib siis edasi sellest, et millised on järgmised sammud haridusteel. Nii. Kas nüüd on õige? Me näeme sinu esitlust, aga me näeme ka kõrval neid slaide, et kui sa vajutad sinna. Tundub, et reedene päev on ja veebruarikuu ja külm on teinud midagi meie süsteemiga ja enam ei oska jagada. Nüüd on väga hästi. Nüüd hakkas tööle. Nüüd jääb üle ainult loota, et need slaidid ka liikuma hakkavad. Mis on alati järgmine küsimus. Nii, ehk siis räägime natukene uuesti üle, mis on need lõpetamise tingimused siis sellel aastal ja millised on õpilase võimalused lõpetamisel ja kooli toetamisel. Kas slaid vahetus? Siis on väga hästi. Hästi oluline on see, et seoses õppimiskohustusega tõsteti eapiiri ja oluliselt oluline on see, et minimaalse haridustasemena ei ole enam mitte põhiharidus, vaid on kas kutseharidus või keskharidus. See tähendab seda, et kõik õpilased, kes lõpetavad sellel õppeaastal põhikooli, lähevad edasi õppima. Ja see tähendab ka seda, et kui algab sisseastumisperiood, ehk siis pärast 30. märtsi, nüüd väikeste muudatuste järel, siis kõik hetkel põhikooli 9. klassis õppivad õpilased esitavad avalduse järgmisele haridustasemele kandideerimiseks. Seda saab toetada kool. Klassijuhataja saab uurida klassijuhataja tundides, kas kõik õpilased on avalduse esitanud, kuhu koolidesse nad plaanivad kandideerida, millised on seal need sisseastumistingimused, et õpilane ise oleks kursis sellega, kuhu ta kandideerib ja et kõik õpilased oleksid avalduse esitanud. Ja loomulikult on see, et põhikooli eduka lõpetamise tagab see, kui õpilast on terve põhikooli jooksul toetatud. Kuid nüüd on lõpetamise tingimustega loodud selline olukord, et õpilane võib lõpetada ka ütleme siis niimoodi, et 1-2 õppeaine õpilünkadega. See olukord oli ka varem, aga varem oli see, et üldjuhul see õpilane, kes õpilünkadega lõpetas, jäi põhiharidusega ja ta väga palju kuhugi ei kandideerinudki. Tal oli õigus lõpetada vanema nõusolekul ja tihti ta ei läinudki edasi õppima, vaid ta liikuski siis sageli hoopiski tööturule või jäi siis ootama oma täisealiseks saamist. Nüüd on kohustus kõikidel edasi õppida. Ehk siis, kui juhtub, et õpilane liigub järgmisele haridustasemele siiski õpilünkadega, on oluline, et järgmine kool, kes on ta vastu võtnud, siis õpilast ka toetaks, et õpilane selles koolis toime tuleks ja seal hakkama saaks. Ja natukene siis vaatame uuesti üle, millised on need põhikooli lõpetamise tingimused. Peamised tingimused ei muutunud. Põhikooli lõpetamise eeldus on endiselt, et õpilasel on kõik positiivsed hinded, et ta on sooritanud kõik eksamid üle 50% ja et tal on siis loovtöö sooritatud. Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel õppijad. Nende lõpetamise eelduseks on, et tal on positiivsed hinded ja eksami tulemused on üle 50%.
Isegi kui nüüd uue ajakohastatud määruste järgi kõik põhikooli lihtsustatud õppetaseme õpilased sooritavad ka loovtöö, siis nende loovtöö sooritus või mittesooritus ei ole aluseks lõpetamisele. Selles osas ei ole midagi meie tingimustes muutunud. Nii, aga mis muutus? Siis muutus see, et me räägime ühtsest lõpueksamist ja me räägime lisaeksamist. Me enam ei räägi korduseksamist, mis oli nii-öelda rahvakeeli järeleksam ehk õpilane, kes kukkus läbi, siis sooritas koolis eksami. Ja vaatame üle siis need mõisted. Ühtne lõpueksam ja vajaduse korral selle lisaeksam. Selle eksami töö koostab Harno ehk siis nii nagu üldjuhul ikka. Eksami viib läbi kool Harno kinnitatud juhendi alusel. Ehk siis see, milline on ühtse lõpueksami juhend, on Harno poolt kinnitatud. Ja eksami töid hinnatakse koolis. Erandiks on eesti keel teise keelena ühtne lõpueksam. Ja seda hinnatakse siis Harno poolt moodustatud komisjoni poolt. Sooritajaks on tavapärane RÕK alusel lõpetaja ehk kes õpib põhikooli riikliku õppekava alusel, sõltumata sellest, millist tuge talle on siis pakutud, tema sooritab siis ühtsed lõpueksamid. Ja kui nüüd õpilane mingil põhjusel lõpueksamil ei osalenud, ehk siis ta oli äkki haige, siis ta sooritab lisaeksami. Ainult sellisel juhul, kui tal jäi ühtne lõpueksam sooritamata. Ja sõltumata tulemusest, välja arvatud siis 0%, sooritab põhikooli lõpetaja eksami ühel korral. Ja lisaeksami puhul siis on oluline, et lisaeksam sooritatakse kooli direktori poolt määratud ajal. Hiljemalt jooksva õppeaasta 1. juuniks, aga võib toimuda siis ka pärast 1. juunit. Ja lisaeksami mõte on ju eelkõige pakkuda õpilasele, kes eksamil puudus, näiteks haiguse tõttu, võimalust see eksam ühtsetel tingimustel sooritada. Ja kui nüüd juhtub, et õpilane ei saa enne 1. juunit veel terveks, et eksamile tulla, siis on üsna loogiline, et ta sooritab selle lisaeksami siis pärast 1. juunit. Koolieksam on ka jätkuvalt võimalus ja koolieksam on samamoodi, sooritatakse samuti ühekordselt ja vajaduse korral siis selle lisaeksam. Koolieksami eksamitöö koostab kool, eksami viib läbi kool ja kõiki eksamitöid hinnatakse koolis, sõltumata õppeainest. Ja koolieksami sooritab ennekõike siis põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel õppiv lihtsustatud õppetaseme õpilane. Tema on esimene koolieksami sihtrühm. Lisaks need õpilased, kes õpivad küll põhikooli riikliku õppekava alusel, aga kellel on rajaleidja otsus konkreetse õppeaine õpitulemuste vähendamiseks. Ehk siis, kui matemaatika õpitulemusi on vähendatud, sooritab õpilane matemaatikas koolieksami. Lisaks sellele on loodud õpilastele, kes õpivad põhikooli riikliku õppekava alusel, võimalus, et ta teeb valikeksamina erialaeksami. Näiteks kõige traditsioonilisem on see muusika- ja balletikoolis, kus õpilane õpib põhikoolis ja siis tal on muusika eriala, siis ta teeb muusika erialaeksami. Aga väga sageli ka koolid pakuvad juba võimalust, et kui laps õpib näiteks muusikakoolis põhikoolile lisaks ja sooritab muusikakoolis erialaeksami, siis koolid juba ka aktsepteerivad seda valikeksamina. Ja see on siis nii-öelda koolieksam. Kui kuni 3 õppeaastat siis Eesti koolis õppinud uussisserändaja, siis tema puhul kehtib ainult eesti keel teise keelena õppeaine puhul see, et ta võib sooritada koolieksami. Sellised on siis tingimused. Ja jätkuvalt, nii nagu varasematel aastatel, on põhikooli riiklikus õppekavas ka eritingimused, mille alusel võib siis kooli lõpetada. Ja erinevus on nüüd selles, et kui varem igal juhul lõpetamiseks oli vaja
mitte rahuldava tulemusega lõpetamiseks oli vaja lapsevanema avaldust, siis nüüd on nii, et kui õpilasel on kõik õppeained aastahinded positiivsed, aga tal ebaõnnestub kuni kaks eksamit, siis ta lõpetab automaatselt põhikooli õppenõukogu otsusega. Ja nüüd ma läksin natuke üle, sama paragrahvi lõige 2.1 sätestab siis need tingimused, millal õpilasel on võimalus lõpetada lapsevanema nõusolekul ja õppenõukogu otsusega. Ja nendest räägime siis ka natuke lähemalt, mis võimalused need annavad. Kui lapsevanem annab eritingimustel lõpetamiseks nõusoleku, kandideerivad kõik need õpilased juba esimeses vastuvõtuvoorus. Vabade kohtade olemasolul pakub süsteem neile õppekohta või pakub kool neile õppekohta ja vastuvõttev kool peab toetama neid sellisel juhul siis õpilünkade tasandamisel. Kui aga lapsevanem eritingimustel lõpetamiseks nõusolekut ei anna, liiguvad need õpilased siis kas täiendavale õppetööle või üldse klassikursust kordama ja sõltuvalt sellest, siis milline on tulemus, kas nad kandideerivad siis täiendavas vastuvõtus või nad jäävad siis edasi õppima samasse kooli. Ja täiendavas vastuvõtus kandideerimiseks esitavad õpilased uuesti avalduse. Ja paragrahv 22 lõige 10.1 ütleb tegelikult, et need õpilased, kellele lapsevanem nõusolekut lõpetamiseks ei anna, jäävad klassikursust kordama. Aga tegelikkuses on kooli poolt võimalik neile rakendada siis ka täiendavaid toemeetmeid, sealhulgas näiteks täiendavat õpet ja õpilasel on võimalik siis lõpetada, kui tal on näiteks täiendava õppe raames aastahinded parandatud. Ja eritingimustel siis, nagu juba öeldud, vaatame korraks need kiirelt läbi, et kui õpilasel on kuni 2 eksamit, siis ta negatiivsed, siis ta lõpetab õppenõukogu otsusega koos ülejäänud klassiga ja kandideerib täpselt samadel tingimustel siis. Ja kui talle kooli poolt õppekohta esimeses voorus ei pakuta, siis ta esitab uue avalduse juulis ja see kehtib tegelikult kõikide õpilaste kohta, kellele esimeses voorus õppekohta ei ole pakutud. Nii, aga nüüd need tingimused, mille puhul siis lapsevanem peab andma oma avalduse. Varasemates infokirjades, mis teile kooli on tulnud, on selle koha peal olnud selline klausel, et on vajalik koolipoolne nõustamine. Ehk siis, kui lapsevanem annab avalduse selleks, et õpilane saaks lõpetada, siis tegelikult peaks lapsevanem aru saama, mis tingimustel see õpilane lõpetab ja millised võimalused tal on. Ja ta peaks ka aru saama, et juhul, kui ta seda avaldust ei anna, siis millised on õpilase võimalused siis lõpetamiseks ja millisel ajal on õpilasel siis võimalik lõpetada. Ja siinkohal siis, kuna need slaidid jäävad teile, teil on või selles mõttes, teil on võimalus neid slaide saada esitlusest, siis on siin kirjeldatud ära kõik need üksikjuhtumid, mille puhul siis on põhikooli riikliku õppekava järgi lapsevanema nõusolek lõpetamiseks võimalik ja mis saab siis, kui vanem nõusolekut ei anna. Et millises voorus õpilane siis kõigepealt kandideerib ja millisel hetkel ta peab siis uuesti kandideerimisavalduse esitama. Esimesel juhul siis, kui on 2 õppeaines nõrk või puudulik viimane aastahinne, siis on võimalik lõpetada lapsevanema nõusolekul ja loomulikult õppenõukogu otsusega, see käib igal juhul. Teine võimalus on see, et kui ühes õppeaines on nõrk või puudulik aastahinne ja õpilasel ebaõnnestub 1 eksam, ka siis on võimalik, et lapsevanem annab lõpetamiseks nõusoleku. Siinkohal on nüüd oluline meeles pidada seda,
et õpilasel ei tohi olla see nõrk ja puudulik aastaine samas õppeaines. Ehk siis olukord, kus näiteks matemaatika on aastaine 2 ja matemaatika eksam ka ebaõnnestub, ei käi selle juhtumi alla ja sellisel juhul jääb õpilane igal juhul matemaatikas kõigepealt täiendavale õppetööle ja kui ta täiendava õppetööga aastahinde parandab, siis tal tekib võimalus lõpetamiseks. Ja täpselt samamoodi, kui lapsevanem on nõusoleku andnud, saab ta esimeses voorus juba kandideerida. Ja kui täiendav õppetöö ebaõnnestub, siis jääb õpilane klassikursust kordama. Nagu eelpool oli viidatud ja need määruse viited on siin ka kõik olemas, siis määrus ütleb, et õpilane jääb klassikursust kordama. Aga loomulikult on koolil õigus ka rakendada teisi tugimeetmeid, sealhulgas siis individuaalse õppekavaga ja toetada. Oluline on see, et kui õpilane jääb terveks õppeaastaks eelmise kooli juurde, et tal ei tekiks teistes õppeainetes õpilünki järgmisel õppeaastal kandideerimiseks. Et kui ta nüüd õpib näiteks ainult ühte õppeainet seal individuaalse õppekava alusel ja kõik muu kantakse uuesti tal üle, siis oluline on see, et õpilasel ei jääks siis nendes teistes õppeainetes järgmiseks kevadeks midagi vajaka. Ja kolmas võimalus lapsevanema nõusolekul lõpetamiseks on nüüd selles mõttes erisus varasemaga võrreldes, et varem ei saanud olla 3 negatiivset tulemust. Nüüd on võimalus, et kui õpilasel on 3 lõpueksamit alla 50%, siis on võimalus lapsevanema nõusolekul lõpetada. Siinkohal on oluline see, et kõik aastahinded peavad olema positiivsed. Et kui siin on 3 lõpueksamit, siis need on eksamid. Ja kui nüüd lapsevanem siinkohal nõusolekut ei anna, siis on ainus võimalus, et õpilane jääb klassikursust kordama, sest siis ta teeb järgmisel kevadel kõik 3 ühtset lõpueksamit uuesti. Ehk siinkohal ei ole täiendava õppetöö võimalus, sest puuduliku eksamiga täiendavat õppetööd määrus ei kehtesta. Et siin on siis oluline erisus. Kui lapsevanem avaldust ei anna, jääb õpilane igal juhul klassikursust kordama ja teeb järgmisel kevadel kõik eksamid uuesti. Kui aga on võimalus, siis ta saab kandideerida täpselt nii nagu muidu võimalik. Ja kui õpilasel on vähemalt 3 negatiivset tulemust, millest 1 on aastahinne, ei ole kohene lõpetamine võimalik. Et 3 negatiivse tulemusega on siis võimalik ainult juhul, kui tegemist on eksamitega. Ja sellisel juhul jääb igal juhul õpilane siis kas täiendavale õppetööle või mõni muu võimalus. Ja kui õpilane nüüd täiendava õppetöö raames ja tal on antud siis näiteks pikendatud individuaalse õppekavaga õpetatud ühte õppeainet kauem kui 1. september, siis kui ta lõpetab pärast 1. septembrit, siis on õppimiskohustuse raames õpilasel kohustus kandideerida kooli, kus on vabu õppekohti või kus pakutakse ettevalmistavat õpet. Ehk siis, kui õpilane saab oma eelmisest koolist näiteks novembrikuus tunnistuse, siis ta ei oota järgmise kevadeni, vaid ta kandideerib kohe kuhugi kooli. Ja see on õppimiskohustuse raames õpilase kohustus. Ja tegelikult siis samamoodi nagu varasemalt on õpilaste jaoks võimalus siis ühtsete lõpueksamite läbiviimise ajal erisused ja tahan lihtsalt rõhutada seda, et kuna määrus on nüüd üsna selgelt orienteeritud meil elektroonse eksami sooritamiseks, siis määrusest on jäänud välja võimalus pabereksami korral õpilase toetamine 2 punktis. Ehk siis praegune pabereksam on ühes osas, mis tähendab seda, et me ei saa öelda, et õpilasele antakse võimalust iga eksami osa kohta lisaaega.
Järelikult kehtib see, mis kehtis kuni eelmise aasta kevadeni, et õpilasele antakse lisaaega kuni 15 minutit ühe astronoomilise tunni kohta. Ja sama on 3. punkti juures, ehk siis puhkepausi antakse pabereksami korral 10 minutit ühe astronoomilise tunni kohta. Muus osas need tingimused ei ole muutunud, kuidas õppijat eksami ajal toetada ja need võimalused on jätkuvalt olemas. Ja kuni 2029 tõlgitakse veel kõik eksamid ka lisaks eesti keelele ka vene keelde, mis tähendab seda, et kui teil on muu kodukeelega lõpetajaid, keda toetaks venekeelne eksamitöö, siis on võimalus seda veel sooritada. Ja kuni aastani 2029 kehtib praegu see võimalus. Ja eksamite kohta kõik annaksin nüüd meelsasti üle Marilile, kui vahepeal küsimusi pole tulnud. Paar küsimust on tulnud. Kõigepealt, kui õpilane tuleb eksamile ja ei kirjuta midagi eksamilehele ja saab 0 punkti, kas ta siis teeb lisaeksami ja tunnistusele läheb ainult lisaeksam ja seda 0 ei tule? Jah. Põhikooli lõpetaja, kes ühtse põhikooli lõpu eksami ajal või kooli eksami plaanis ette nähtud eksami ajal haigestub ja ei saa osaleda või kelle lõpu või kooli eksami tulemus on alla 1% eksami maksimaalsest tulemusest, sooritab lisaeksami. Kas kool peab aktsepteerima kõiki puudumisi? Ei viitsinud tulla, olin perega reisil ja nii edasi. Ei, kool ei pea aktsepteerima, aga sellisel juhul peab kool arvestama, et see õpilane ei lõpeta. Praegu rohkem küsimusi ei ole. Ma võtan siis enda poolt üle, aitäh, Hele. Et ilmselt sa lõpetad jagamise või ma alustan, vaatame, kuidas siis ümbervahetamine siit toimub. Et igasuguseid, ma loodan, et jagab midagi, eks ju. Ma otsustasin, et tehniliste viperduse vältimiseks ma jagan oma lihtsalt teist ekraani, kus on siis see slideshow peal, et mina siis olen täna Haridus- ja Teadusministeeriumis kutsehariduse valdkonna juht Marilli Lehtmets ja räägin teile natukene õpilaste siis edasisest õpiteedest ja eeskätt siis just ettevalmistava õppe fookusega. Et nii, vot nüüd liigume edasi. Siin see käib. Nii, et millised on siis pärast põhikooli meie õppijate valikud? Et kui nad on need eksamid sooritanud ja põhikooli lõpp käes, siis meie noored valivad üldkeskhariduse, kutsekeskhariduse, kutseõppe valikute vahel eeskätt ja tänasega nii on, et 75% circa liigub gümnaasiumitesse. 23 valib siis rakendusliku keskhariduse ja kuskil 2-3% siis meil lähevad ka lihtsalt puhtasse kutseõppesse. Ning teatud osa tegelikult noori, kuskil 700-800 noort iga aasta meil kaob orbiidilt ehk haridusest kukub välja ja haridussüsteemist nemad enam ei osale. Nii. Et siin olen ka täpselt need välja toonud, et millised need tänased valikud pärast põhikooli meil on, et kas jätkata üldkeskhariduses gümnaasiumis, rakenduslikus keskhariduses kutseõppeasutusest, mille osas on hea öelda, et meil on tegelikult sellest sügisest rakendumas 36 või 32 uut õppekava spordist, riigikaitsest, ehitustehnoloogiani, disainini, et valikuid on noortel kindlasti nüüd senisest rohkem. Uued õppekavad on laiapinnalised, tugeva keskhariduse või üldhariduse sisuga, et kindlasti, kui siin on klassijuhatajaid ja nii-öelda koolipidajate esindajaid, siis mitte kindlasti karta kutseharidust ühe valikuna, vaid pigem võib-olla toetada, kui mõnel õpilasel nii-öelda huvid sinna poole viivad.
Samuti on pisut nõrgemale sihtrühmale ette nähtud ka kutseõppe õppekavad. Lisaks on olemas olnud ja on jätkuvalt lisaõppe põhikooli juures, mis on väga konkreetsele sihtrühmale, erivajadusega noortele, kes ei ole võimelised või veel edasi liikuma uude haridusasutusse. Ja siis täiesti uuena on nüüd siis sellest sügisest rakendumas meil ettevalmistav õppe. Ennist just rääkisin, et meil on osa noori, kes meil üldse kaovad pildilt ja kelle pärast tuleb selle õppimiskohustuse reformi vaates samuti pingutada, et nad meiega nii-öelda jätkaks. Need on noored, kes oma õpingud katkestavad, need on noored, kes üldse ei tulegi kandideerima, need on noored, kes võivad suure tõenäosusega sattuda need noore staatusesse. Et nende noorte haridussüsteemis hoidmiseks olemegi siis välja töötanud ettevalmistava õppe pakkumise. Ja siin nüüd räägingi pisut enam ettevalmistavast õppest, et ettevalmistav õppe on õppimiskohustuse eas noortele, kes ei jätka siis õpinguid põhihariduse järel kas keskhariduses, olgu siis kas gümnaasiumis või kutsekeskhariduses, rakenduslikus keskhariduses või siis ka puhtas kutseõppes. Selle õppe eesmärgiks on igati toetada noort tema haridustee ja tööelu valikutes, arendada tema õpioskusi ja eluks vajalikke pädevusi. Ehk need noored, kes ära kaovad, et seal on alati mingi põhjus, miks nad edasi ei pääsenud, kui nad ka kandideerisid või miks nad haridussüsteemist välja langevad. Et selle kõige toetamiseks on tegemist õppega, mis viiakse läbi õpilase jaoks individuaalse õppekava alusel. Oluline on ka teada, et eeskätt pakutakse seda õpet riigikooli võrgus, ehk seda hakkavad pakkuma eelkõige kutseõppeasutused, kes on täna juba enam kui 5 aastat praktiseerinud kutsevalikuõpet, mis on natukene sarnasele sihtrühmale, kes ei tea, mida edasi teha ja nad on läinud valikuaastale. Täna muidugi sihtrühm on pisut laiem või pisut ulatuslikum, sest see võib olla ka laps, kellel on mitte teadmatus, mida edasi teha, vaid just nimelt puudulikud õpioskused. Aga selle ülesande riigikoolidele, aga teatud juhul ka kutseõppeasutustele, munitsipaalkutseõppeasutustele annab siis minister otse oma otsusega. Nii nagu ma rääkisin, siis selle ettevalmistav õppe sihtrühm on väga mitmekesine. Suures osas oleme me hinnanud seda vajadust nendele noortele, kelle keeleoskus ei võimalda neil tegelikult edasi õppida, ei gümnaasiumis ega ka kutsekeskhariduses. Need on ebapiisavate õpitulemustega õpilased, kes ei saa sisse siis järgmisele haridustasemele, kuna koolid on kehtestanud nõuded kas hinnetele või eksamitulemustele ning nad ei pääse nendega edasi. Need on madala õpimotivatsiooniga või karjäärivalikutes ebakindlad noored. Need on haridusliku erivajadusega noored ja need on ka noored, kellel on mitmed erinevad mured vaimse tervisega. Meil on pärast COVID-kriisi väga palju noori, kes ei julge kodust välja tulla, kelle sotsiaalsed oskused suhelda, õppida, sealhulgas õpimotivatsioon võib olla väga madal. Aga selline rätseplahenduses õpe nagu ettevalmistav õpe on väga individuaalne, arvestades õppija vajadusi. Ongi ka nendele noortele, et neid ikkagi selle aasta jooksul tagasi haridussüsteemi tuua. Aga oluline on siiski nagu rõhutada, et ettevalmistav õpe ei ole kindlasti automaatselt esmane valik kõigile, et sinna me ei kiirusta kandideerima konkursi teel. See on õpe nendele, kes ei ole saanud sisse vastuvõtus mitte kusagile või kelle kohalik omavalitsus nii-öelda oma töölaua seirena leiab ülesse, kas või kogu aasta vältel ta ei ole õppes ja suudab tema viia
oma nõustamise ja toetamisega selleni, et lõpuks sinna ettevalmistava õppe nimekirja ka jõuaks. Kui kohti jääb vabaks, et riik tellib hetkel analüüside ja prognooside pealt piirkondlikult igas maakonnas, me avame ettevalmistava õpperühmad ja kui seal maakonnas juhtub olevat niimoodi, et põhikoolijärgset õppijat on vähem ja rühmad on avatud, siis saab vastu võtta kõiki kuni 26-aastaseid noori, kes on juba varem koolikohustuse täitnud, kuid tegelikult ei ole oma õpiteed jätkanud. Ettevalmistava õppekorraldusest saab öelda, et kuna see on väga individuaalne, siis tegelikult on see ka õpe väga erinev. On ta kontaktõppena, samuti võib see toimuda e-õppena, praktilise töö, aga ka iseseisva õppena, et seda kõike saab kohandada ja kujundada vastavalt noorte vajadustele. Rühma suuruseks oleme ette näinud 15 õpilasega rühma. Need võivad olla väga ühenäolised rühmad, näiteks keeleõppevajadusega noortele, aga siin väiksemates piirkondades, mis ei ole võib-olla Tallinn ja Ida-Virumaa, võivad olla Jõgevamaal ühes rühmas väga erinevad lapsed, et seal peab siis nii-öelda vaatama, et milliseid tegevusi siis viiakse rühmana läbi, millised tegevused on ja õpingud siis tehakse rühmas. Õppes kasutatakse täpselt nii, nagu ma olen korduvalt ütlenud, õpilase vajadusest lähtuvaid meetodeid ja vahendeid. Kõige olulisem on tagada läbi õppe nii juhendamine kui karjäärinõustamine, et nad tegelikult selle aasta jooksul leiaksid selle oma tee. Et nad tahaksid edasi õppida, nad teaksid, kuhu õppida, et toetada nii neid õpioskusi, mis on puudulikud, kui ka seda suunda, et õpilane teaks, mida valida. Ei ole välistatud, et ettevalmistavast õppest on võimalik edasi liikuda gümnaasiumisse, aga ka mõnele rakendusliku keskhariduse õppekavale või ka puhtasse kutseõppesse. Et need on need teed, mis on kõik lahti ikka pärast ettevalmistava õppe läbimist. Hindamine on arengupõhine ja mitte eristav ning see rühm on koordineeritud rühmajuhendaja poolt, kes siis korraldab nii individuaalsete õppekavade koostamist, võrgustikutööd koolis ja kooliväliste partneritega ning märkab toevajadust ja kaasab siis vajalikke spetsialiste. Õppe sisu kohta nii palju, et eeskätt arendatakse siis õppimise ja enesearenduspädevust, eesti keele ja suhtluspädevust, matemaatika ja digipädevust, karjääri ja tööelupädevust, sotsiaalseid eluks vajalikke oskusi. Aga nagu ma olen mitu korda rõhutanud, siis iga õppija võib selles õppes olla erinev ja individuaalse õppekavaga siis on võimalik näha talle ette väga erinevaid mooduleid. Et konkreetne õpe siis aluseks on kooli õppekava, mille osas siis ministeerium on välja töötamas koos eriala ekspertidega raamõppekava näidist ja sellest kooli õppekavast siis sinna individuaalsesse õppekavasse nii-öelda kirjeldatakse täpselt see, mis on sellele õppijale vajalik. Ja individuaalne õppekava koostatakse õppijale hiljemalt 2 kuu jooksul õppesse asumisest. See on selliselt, et kui teatud hulk õpilasi alustab oma õpinguid näiteks septembris, siis need tehakse novembri konkreetseks kuupäevaks. Kui õpilane jõuab õppesse alles novembris, siis individuaalne õppekava tehakse novembrist 2 kuu jooksul ehk siis jaanuari mingiks kuupäevaks. Et see kõik sõltub sellest, et mis hetkel see õppija sinna ettevalmistavasse õppesse jõuab. Individuaalses õppekavas siis arvestatakse õppija andmeid, üldandmeid, õppija eesmärk, arenguplaani, määratletakse ja kirjeldatakse tema oskuste tase ja vajadusest
ja kõik need moodulite nimetused, mahud, väljundid, kuhu siis selle aastaga jõuda soovitakse. Samuti hindamise põhimõtted, ajakava ning vajadusel siis erinevad tugiteenused ja erisused sellele. Ettevalmistavat õpet rahastab Haridus-Teadusministeerium, nii nagu ma ennist ütlesin, on eeskätt plaanis seda pakkuda riigikoolivõrgus. Selle rahastamise aluseks on ühiku hind ehk õpilase justkui nii-öelda pearaha. Tänase prognoosi järgi või tegelikult juba kinnitamisel oleva käskkirja alusel saab see olema 7854 eurot õppija kohta. Selle suuruse arvestamisel on leitud või võetud arvesse nii tööjõukulu, õppevahendeid, IT-vahendeid, söögiraha ning seda kõike siis leides on siis selline rahastus leitud ja riik tellib siis erinevates asukohtades ettevalmistavat õpet nii prognoosi kui ka tegelike andmete alusel. Selle sügise puhul toimub kõik prognoosi alusel. Me oleme hinnanud nii olemasolevaid andmeid, õpiteid, kuidas varasemalt on läinud neid noori, kes ei ole õppesse jõudnud ja neid kohti, mida me oleme kavandanud nii kutseõppesse kui ka teistele haridustasemetele ja leidnud siis need arvud, kust me täna piirkonniti neid õppekohti tellime. Nagu arvata on, siis kõige suurem vajadus on meil Harjumaal ehk Tallinnas, kus tellitakse või nähakse ette üle 300 õppekoha. Samuti on suurem õppekohtade arv Tartu piirkonnas, Tartumaal, aga teistes piirkondades võib olla, et see vajadus ei olegi nii suur. Ma toon siia ühe näite. Näiteks Hiiumaa analüüside pinnalt me saame öelda, et me kaotame 1-2 last aastas. Ja selleks, et üldse rühma avada, on miinimumsumma, et ka 1-2 lapse jaoks me eraldame koolile siis selle 8 lapse raha. See on selleks, et olekski võimalik koolil seda piisavat tuge pakkuda. Kohtades, kus on nii-öelda meil soov tellida ülekatet, seal me ikkagi tellime täisrühmi ja eraldame siis selle prognoosi pealt ka täisrühmade rahastuse. Aga minu poolt tegelikult aitäh, et jõudsin suhteliselt kiiresti selle teemaga. Siin on kontaktid, kelle poole pöörduda, kui on küsimusi ettevalmistava õppe osas. Et kõige olulisem on siiski rõhutada, et noortele, et kui sa see aasta ebaõnnestud, ei ole mitte midagi hullu lahti, et sinu jaoks on ka koht kuskil. Ja see ongi minu meelest see sõnum, nagu mida hoida, et kui kõik ei õnnestu, siis tegelikult on kõik veel võimalik. Et on olemas aasta, mis aitab järele. Ministeeriumis käivad ka arutelud, et ettevalmistava õppe järel võiks olla võimalik uuesti sooritada ebaõnnestunud põhikooli lõpueksameid. Me tegeleme selle analüüsi ja ka siis sellele järgnevalt regulatsioonide väljatöötamisele, ka kui nii-öelda partnerid selle ideega nõustuvad. Et alati on võimalusi rohkem ja ei pea kartma, et ei ole, aga ise innustan ka mõtlema sellest, et gümnaasiumi kõrval on alternatiiv ka kindlasti rakenduslik keskharidus, mille tänane üldharidusainete maht kindlasti on tõusnud ja annab erialaoskused juurde, mis annab tegelikult noortele samuti põnevaid võimalusi, nii et klassijuhatajatele ja koolipidajatele kõigile, et toetame noorte valikuid ja siis me saame koos selle õppimiskohustusega kenasti hakkama. Minu poolt aitäh. Kas on küsimusi? Ja mõned küsimused on tulnud vestlusaknasse, aga kui keegi soovib nüüd veel Marililt või Helelt või Kariinult midagi küsida, siis andke käega märku ja me saame teile mikrofoni avada.
aga seni, kuni võib-olla inimesed ennast koguvad, siis on üks selline küsimus, et kas ma saan õigesti aru, et kohalik omavalitsus vastutab selle eest, et noor jõuab ettevalmistavasse õppesse, kes täpsemalt seal? Kohaliku omavalitsuse ülesanne on oma piirkonnas elavaid noori seirata tõepoolest õppimiskohustuse rakendumisel ja kui ikkagi seire EHISE andmetest tuleb välja, et minu piirkonna noor ei ole kuskil Eestis haridussüsteemis, siis on iga kohaliku omavalitsuse ülesanne otsida see noor ülesse ja teda nõustada. Me ei saa sundida teda kuhugi. Selles mõttes, et meil käib ikkagi Eestis kõik avalduse ja tahteavalduse alusel, aga kohaliku omavalitsuse ülesanne on nõustada seda pere, uurida välja, miks ta õppes ei ole, sest ta on teie piirkonna noor, et kui ta ei liigu haridussüsteemi, on ta teil varsti sotsiaalsüsteemis. Ja tegelikult on ju kohalikele omavalitsustele õppimiskohustuse eelnõuga pandud ülesanne, et selle õppimiskohustuse tagamiseks ka kord kehtestada ja määrata ära, mis osakond või mis struktuuriüksus või kes selle eest vastutab. Et see võib olla haridusspetsialisti ülesanne, see võib olla noorsootöö spetsialisti ülesanne, kes nende noortega tegeleb. Kõige olulisem ülesanne kohalikul omavalitsusel on võtta see kontakt ja uurida ja nõustada ja see ülesanne on olnud ka tegelikult varasemalt, et uurida, et miks meie lapsed ei ole õppes, kas teil on sotsiaalseid probleeme, kas neil on majanduslikke probleeme, et see on see minu vastus, ma ei tea, kas see nüüd oli ammendav, aga igal juhul, et jah. Küsimus selle kohta ka, et kui seal ettevalmistavas õppes on 15 õpilast grupis ja neil on väga erinevad vajadused või põhjused, et kuidas nad seal hakkama saavad seal oma eripalgeliste muredega? Ütleme nii, et ka tegelikult täna on meil kutsevalikus ikkagi kutsekoolidel on päris hea nagu nii-öelda taustateadmine, kus ongi väga erinevad noored. Ma ei ole selles mõttes praktik ise, aga siin mina usaldan koole, kes on saanud väga eriilmeliste lastega hakkama. Ja üldse kutsekooli võrk, kes seda esialgu nagu pakkuma hakkab, ongi harjunud vähe erilisemate ja nagu erinevate noortega. Et kui gümnaasiumisse nagu tulevad tavaliselt hästi tugeva õpimotivatsiooniga ja väga kindlate võib-olla mingi sihtidega noored, siis kutsehariduses peab tunnistama, et meie koolid on väga karastunud väga erinevate noortega. Ja kindlasti annab ka seal grupeerida, teha midagi ühiselt, teha midagi individuaalselt ja see on see palett, millega tuleb hakkama saada. Et paraku nii on, et me igaüks oleme natuke erinev, aga võib-olla võib juhtuda ka nii, et on väga sarnane grupp, näiteks keelemurega noored, kes tahaksid edasi õppida, aga eesti keele nii-öelda järeleaitamine vajaks veel lisatuge. Kui seal grupis on ka lõkkõpilane ja ta vajab täiendavat abipersonali, kas siis haridusministeerium finantseerib ka selle täiendava personali vajaduse? Konkreetses nii-öelda summas on meil täna, ma ei ole tugev nüüd, Ele aitab mind kindlasti lõkk lihtsustatud õppekava, aga see ei tähenda ju, et ta võib olla lihtsustatud. Et kui on vaja täiendavat tuge, siis see rahastus on tegelikult võrdne sellega, mis meil on kutsehariduses põhjaliku toega noorele mõeldud, ehk selle kõige tugevama toega noorele mõeldud õppega ja see on Haridus-Teadusministeerium selle rahastab, et kuna ta hakkab olema meie enda koolides, siis loomulikult, et see ongi meie nii koolipidajana meie ülesanne anda oma koolidele raha, aga esialgu on rahastusel selles mõttes selle toevajadusega arvestatud, et jah, et kuna ei saa on nagu KOV-i ülesanne, vaid see on nagu riigi ülesanne tagada, siis tuleb anda ka raha. Ma tahaks loota, et hetkel see ühikuhind selleks on ja loomulikult on võimalik ka mudeliväliselt teatuid nii-öelda rahastusi pakkuda, nii nagu me oleme ka täna teinud, kui on meil vaja viipekeele tõlke ja kõike muud, siis me oleme alati need rahastused oma koolidele taganud.
Selge. Siin oli veel üks täpsustus selle lisaeksami kohta, et Hele, sa oled selle küll ära vastanud kirjalikult, aga äkki sa salvestuse jaoks ütled selle välja ka, et siis on see ka selge. Sa mõtled nüüd kumba nendest kahest, et kui õpilane tuleb eksamile ja eksamilehele midagi ei kirjuta? Selle lisaeksami, et ta on erinev sellest esimesest eksamist. Jah, et selles mõttes, kui õpilane tuleb eksamile ja ta midagi seal nii-öelda lihtsalt demonstratiivselt midagi ei kirjuta, siis teoreetiliselt on tal jah õigus sooritada lisaeksam. Aga lisaeksam on põhieksami tööst erinev, nii et õpilasel ei ole mitte mingisugust põhjust tegelikult jätta seda tööd esimesel korral täitmata, sest tegelikult peab õpilane aru saama, et tal on õigus eksamit sooritada üks kord. Ja see võib ka olla nii, et kui ta seal eksamil demonstratiivselt midagi ei kirjuta, ta jätab selle tegemata lihtsalt sellepärast, et ta jätab, siis ta võib kaotada õiguse lisaeksami sooritamiseks. Nüüd on tulnud veel üks küsimus, et kui on Ukraina õpilane, kes õpib 4. aastat ja tal on Rajaleidja otsus, siis tema teeb koolieksami. Rajaleidja otsus ei ole tal kindlasti eesti keel teise keelena õpitulemuste vähendamiseks. Ja sellisel juhul ta ei tee, kui tal on 4. täisõppeaasta, siis ta teeb ühtse eksami. Aga kui nüüd me räägime järgmisest õppeaastast, siis järgmisel õppeaastal juba on meil ka võimalus sooritada elektroonne A2 taseme test uussisserändajatel. Aga praeguses õigusruumi alusel on nii, et koolieksami saab teha ainult juhul, kui tal on selles konkreetses õppeaines Rajaleidja otsus õpitulemuste vähendamiseks. Ja kui tal ei ole eesti keeles või eesti keel teise keelena õppeaines Rajaleidja otsust, siis ta selles eksami peab tegema ühtse lõpueksami. Palun täpsustage lisaeksami võimalikust hilinemise korral. Kui õpilane hilineb eksamile üle 30 minuti, siis kas ta läheb automaatselt lisaeksamile? Kui te teda eksamile ei luba hilinemise järgselt, siis ta läheb lisaeksamile. Kui te lubate tal eksami sooritada, siis ta sooritab selle ühtse eksami sellise tulemusega, nagu ta selle sooritas. Kuigi tegelikult ju määrus ütleb, et kui ta hilineb üle 30 minuti, siis ta ei saa eksamile. Aga eks see sõltub ju ka koolist ja hilinemise põhjusest ja õppijast, et kui on selge, et õpilasest endast ei ole tingitud see hilinemine, siis võib kool lubada. Ja varem oli korduseksam, aga korduseksami koostas, eksamitöö koostas kool ja kool koostas üldjuhul selle töö lihtsama, kui see oli riiklikult koostatud eksam. Praegu nüüd lisaeksam on koostatud Harno poolt ja koostatud täpselt samal raskusastmel, nagu on ühtne lõpueksam. Nii, hetkel meil chatis rohkem küsimusi ei ole. Et kui keegi soovib nüüd käega märku anda, siis me saame mikrofoni avada. Või on kõik juba selge ja korras. Paistab, et praegu ei ole soovijaid ja rohkem küsimusi. Et tuletame siis meelde, et järgmisel reedel, täpselt samal ajal, on meil jälle infotund ja siis me räägime karjäärist ja toevajadusest. Kas oli nii? Just. Et siis ootame teid järgmisel reedel samal ajal tagasi.